Tere, mina olen siis David Vabatahtlik Sandra ja mina olen täna siin Annega. Et Anne, tutvusta ennast. Mina olen täna siin Sandraga ja mina olen arengutreener. Ja mulle tundub ka, et sellepärast mind siia Teevida vestlusele kutsutagi. Ja et praegu on siis käes aasta lõpp ja nagu ikka kombeks seavad inimesed endale uueks aastaks eesmärke. Nii et võiks rääkida sellest, et kuidas siis seda kõige paremini teha. Kui ma natukene valmistusin tänaseks, siis ma mõtlesin ka üldse nende uusaasta eesmärkide ja lubaduste peale. Siis mul tekkis, Sandra, huvi küsida ka sinu käest, et milline inimene sina oled, kuidas sina suhtud uusaasta lubadustesse või eesmärkidesse? Ma isiklikult eriti ei tee nagu uusaasta lubadusi, sellepärast et see on minu jaoks nagu mõttetu idee selles mõttes, et ainult uusaasta lubadused, et kui mul on vaja midagi, siis ma luban endale nagu igal perioodil aastas nagu, et need ei ole ainult uusaasta omad. Et kui ma mõtlen midagi, mida ma tahaks teha, siis ma üritan seda suht kohe, mitte ei oota, et tuleb uus aasta ja siis ma hakkan. Ja see on ka üks põhjus, miks tõenäoliselt uusaasta lubadused on täpselt sellised, et kõik suure hurraaga alustavad, kes alustavad uusaasta lubadustega juba kuu aja pärast umbes 2/3 inimestest on pannud need uusaasta lubadused natuke tahaplaanile. Kui sa vaatad nüüd ümberringi oma sõpru ja teisi noori, et kuidas sulle tundub, et kuivõrd noored üldse uueks aastaks eesmärke seavad või kui nad uueks aastaks näiteks ei sea, kuivõrd nad üldse eesmärke endale elus seavad? No uusaasta eesmärkide kohta ma pole tegelikult eriti kuulnud teiste seas, et see ei tundu eriti populaarne olevat meie seas. See on pigem midagi, mida minu vanemad ja nende tuttavad teevad. Aga tavaliste eesmärkidega on see, et jah, et on tüüp inimesi, kes kui nad midagi tahavad, siis nad seavad eesmärgi ja siis nad püüavad selle poole. Nii et eesmärke te noored teete, aga selliseid uusaasta lubadusi, et see on rohkem nagu natuke vanemate inimeste teema sinu Ja. silmad läbi. Okei. Aga räägime siis võib-olla lihtsalt eesmärkidest, sest et tõepoolest, et uusaasta lubadused on justkui selline traditsioon, et ma pean ütlema, et mina aeg-ajalt olen võtnud aastad kokku ja seadnud eesmärke uueks aastaks, aga see on rohkem olnud ka ühe sõbrannaga, kellega me siis istume kuskil kohvikus ja mõnusalt vestleme ja vaatame, et mida aasta tõi ja mida me tahame, et ta tooks. Aga tõepoolest, et uusaasta lubadused, nagu sa ütled, et miks me ei võiks endale ka muul ajal lubada midagi, kui me tahame, või miks me ei võiks püstitada eesmärke siis, kui me neid tahame. Nii et ma olen ka üsna seda meelt ja need autorid, kelle raamatuid ma olen armastanud lugeda, nemad ütlevad sarnaselt, et oma eesmärke ei pea siduma uue aastaga. Aga räägimegi siis natukene eesmärkidest, kuidas sulle tundub? Ja. Et see oleks võimalikult kasulik ka näiteks sulle ja et sinu eakaaslastele. Mis laadi eesmärke näiteks sina endale sead? No ma arvan, viimased, mis ma olen seadnud, olid tervisega seotud, et vaimse tervisega tegelikult, et ma olen üritanud siis arstide juurde saada ja nagu abi saada. Need olid minu kõige hiljutisemad eesmärgid. Nii et sul oli nagu täiesti konkreetne valdkond, milles sa siis otsisid tuge. Ja.
Ma küsin niimoodi ka, et kes pani või mis pani sind abi otsima? Ma arvan, see oli see, et ma sain aru, et ma pean seda ise tegema, sellepärast et teistel ei ole aega või oskusi aidata mind. Et ma pean ise tegelema ja leidma professionaalset abi. Ja seda öeldaksegi, et kui ma kuulen sinu jutust, et see oli sulle hästi oluline teema ja et meil on lihtsam eesmärke püstitada ja neist kinni pidada, kui me päriselt tahame seda muutust või me päriselt tahame seda saavutada. Ja võib-olla korraks veel hüppe tagasi uusaasta lubaduste juurde, et sa ütled, et sinu vanemad ja võib-olla nende tuttavad siis püstitavad neid. Ja ma võin ka öelda, et mõnikord ka, kui ma olen püstitanud uusaasta lubadusi, siis ma tagantjärgi võiksin ka vabalt küsida, et kellele ma neid püstitasin. Et kui me püstitame eesmärke või anname lubadusi, siis tegelikult me aeg-ajalt ei pane tähelegi, et me järgime teiste inimeste ootusi või sotsiaalset survet, et me teeme asju, mida teised ka teevad ja ilma läbi mõtlemata, kas me neid tegelikult tahame. Ja see võib olla ka vabalt see, miks mõned uusaasta lubadused, aga kohe kindlasti ka eesmärgid ei täitu. Aga nüüd võikski võib-olla minna lähemalt eesmärkide juurde, et mis sa teada tahaksid, Sandra? No ma arvan, ma tahaks teada seda, et kuidas endale esiteks reaalsed ja jõukohased eesmärgid siis seada. Ja siin sa vihjad ka väga nutikalt, et me võime ju võtta ka sellised eesmärgid, mis on nii kõrgel, et lihtsalt motivatsioon kaob kiiresti ära, võib-olla sama kiiresti, kui see tekkis. Ja et ma natukene valmistudes mõtlesin ka selle peale, et mismoodi eesmärke saab üldse püstitada, mis meetodeid sina tead? No ma arvan, et üks tõhusam meetod on, kui nagu enne mainitud, kaasata keegi teine, sellepärast et koos on kergem. Koos on alati kergem midagi teha ja siis on nagu see, et kui ma ei tee midagi, siis ma nagu veaks kedagi alt. Et kui me lubasime, et me koos seda teeme, siis oleks nagu kergem, kui et mina vastutan üksinda selle eest ja ainult mina olen süüdi selles, et mina ei teinud midagi. Nii et sina käisid välja praegu kohe ühe sellise kavala mooduse. Coachingus öeldakse selle kohta, et võta endale vastutuspartner. Et kui sa annad endale lubadusi, otsi endale heas mõttes tunnistajad, et siis on lihtsam lubadustest kinni pidada. Ja lisaks sellele veel öeldakse ka, et on hästi oluline, kuidas me sõnastame oma eesmärke. Võib-olla oled kuulnud, et saab sõnastada eesmärke nii, et need on smartid. Oled sa kuulnud midagi sellest? Ei ole. Smart, et see siis on ingliskeelne lühend ja S tähendab specific ehk siis spetsiifiline, M tähendab mõõdetav, measurable, A on achievable ehk saavutatav ja R on realistic või relevant, nii et selline realistlik ja asjakohane ja T tähendab veel timed ehk siis, et sellele on pandud ka kindel tähtaeg. Nii et üks selline meetod, kuidas coach'id ka toetavad inimestele eesmärkide tegemist, on selline hästi ratsionaalne, et me kohe siin koos vesteldes, näiteks mina toetangi sind nii, et sa saad endale hästi ratsionaalse, hästi tehtava, ajaliselt määratletud eesmärgi panna. Aga siis mõnda aega seda meetodit kasutatakse ka tänapäeval edasi. Aga osad inimesed hakkasid kurtma, et sellist eesmärki on kuidagi nii kurb ja igav täita, nii et sinna otsa pandi veel üks A. Mis sa arvad, mis see A võiks olla jälle inglise keelest? Et teha nagu maitsvamaks või selliseks ligitõmbavamaks eesmärki? Ma ei oska öelda isegi. Attractive
nii Mm. et lisati selline atraktiivsuse aspekt, et kujuta ette, et sa sõnastad endale eesmärgi, mis on nii konkreetne, mõõdetav, saavutatav, asjakohane, seal on oma tähtaeg ja see on kuidagi atraktiivne ka veel. Aga ma pean kohe tunnistama, et maailmas on veel erinevaid mooduseid, kuidas eesmärke püstitada. Näiteks Brandon Burchard tuli välja TAMB-eesmärgiga ehk siis, et see peaks olema D ehk siis unistustega seotud, jälle ingliskeelne lühend, dream driven ja siis U tähendab uplifting ehk siis see peab olema inimesele selline tõstev ja edasi peaks olema method friendly ehk siis meetodisõbralik, mis tähendab seda, et kui me sinuga siin täna endale ja mõni kuulaja endale eesmärgi püstitab, et me saame kohe nagu lihtsaid praktikaid välja mõelda, et kuidas see siis ellu viia. Ja neljas sõna siis behavior triggered ehk siis selle võiks veel liita ka mõnele juba olemasolevale harjumusele, käitumuslikule harjumusele. Nii et näiteks, et kui ma teen seda, siis peale seda ma kohe teen seda asja ka. Nii et ma võin sulle öelda, et neid eesmärkide püstipanemise mooduseid on veel ja veel ja veel ja veel. Aga ma küsin vahepeal, et kui ma ütlen, mis on nagu minu selline võib-olla lemmikum retsept, mille ma olen kokku pannud erinevatest lähenemistest. Mis on sinu jaoks tähtis, et seal eesmärgi juures oleks, kui sa endale eesmärke teed? No ma arvan, et üks tähtsamatest asjadest on realistlikkus, et ma ei seaks sellise eesmärgi, mida ma tegelikult ka ei suuda täita, sellepärast et ma ei pruugi kohe aru saada, et ma ei suuda seda täita. Ja siis, kui lõpuks tuleb see arusaam, siis on nagu halb tunne. Ja see, et ei saavutanud midagi, see tunne on ka. Et sinu jaoks realistlikkus on hästi oluline, et sa tahad seda eduelamust saada. Jaa. Nüüd eesmärgid on veel sellised huvitavad fenomenid, et kas sa oled kunagi kogenud midagi sellist, et sa midagi hästi tahad saada? Jaa, loomulikult. Ja see on tulevikus. Tuleb sul mõni konkreetne asi meelde, mida sa saad siin nii-öelda avalikus videos jagada? No hiljuti siis eelmisel õppeaastal mul oli kindel gümnaasium, nagu kindel siht gümnaasiumile ja ma väga lootsin, väga üritasin ja ma olen nüüd sees. Nii et sa tegid selle ära, et me võime öelda juhuu, Sandra, go Sandra, you did it. Kuidas nägi välja sinu eelmine aasta, kui sa endale selle eesmärgi ära püstitasid? No tegelikult ma mäletan, et ma rääkisin enda vanematega sellest, et millisesse gümnaasiumisse ma tahan ja mis variandid mul on ja kuhu ma rohkem tahan, kuhu ma tahan vähem. Ja kui mul oli suht kindlalt nagu prioriteedis siis antud kool ehk Gustav Adolfi gümnaasium, siis ma rääkisin isale, et see on eliitkool, et see ei pruugi kerge olla, aga ma üritan. Ja ma mäletan, et ta ütles, et nii palju, kui ma olen sellest kuulnud, ma väga ei usu, et sa saad. Ja see oli üks minu põhilistest motivaatoritest, et ma tahtsin näidata, et küll ma saan. Ja sa saidki. Ja. Nii et mingis mõttes isa tegi sulle teene. Sa said ennast veel paremini kokku võtta. Nii et sa ütled, et sinul oli selline aastane eesmärk, et sa teadsid, kuhu sa tahad kindlalt saada, see oli sul hästi konkreetne, sa teadsid ka, millal sa pead nagu olema valmis, et sinna siseneda ja sa teadsid ka, mida teha ja põhimõtteliselt sa olid ka oma vanematega rääkinud. Nüüd mõned eesmärgid on meil elus sellised, mis lähevad hästi kaugele ja kujuta ette, mis võib juhtuda, kui me püstitame endale eesmärgi ja meie fookus on sellel eesmärgil ja see asi peaks juhtuma alles 3-5 aasta pärast.
Ja siis võib juhtuda selline asi, et me unustame nagu olevikus natuke elamata, et mul on endal niimoodi juhtunud. Kas ta kõnetab sind? no mul on niimoodi olnud hinnetega, ma arvan, sellepärast, et mul on alati nagu lapsepõlvest kasvatuses põhimõtteliselt sees see, et viieline olla ja vahepeal mul on tunne, et ma jäin asjadest ilmast, ma jäin koju õppima näiteks. Aga samas, kui vaadata nüüd nagu, et gümnaasiumi sisseastumisel nad vaatasid hindeid ja kui mul ei oleks seda, ma ei võtaks seda viielise harjumust, sellepärast et kui ma olin kohe algusest viieline, siis see oli põhimõtteliselt harjumus viisi saada edaspidi, kuni siis põhikooli lõpuni, kui mul ei oleks siis puhast puhta viielise tunnistust, siis ma arvan, see oleks mänginud mingit rolli, kui nad vaatasid, kas võtta Nii et sa tood gümnaasiumis. välja ja kaks päris olulist asja minu arvates ka, et üks on see, et sa ütled, et tänu sellele, et sa õppisid ja olid hästi keskendunud headele tulemustele, sa mingis mõttes võid juba praegu noore inimesena öelda, et sulle tundub, et sul jäid mõned asjad kogemata siis. Ja mina tunnen samamoodi, et minu võib-olla need perioodid, kus mu eesmärgid on püsti pandud, on olnud kaugemad ja ma isegi võin sulle öelda, et ärge kodus järele tehke ja teistele kuulajatele ka, et kui võtta selliseid pikaajalisi eesmärke ja pühenduda ainult tulemusele, siis võib tõesti nii juhtuda, et mingi oluline osa elust võib jääda elamata. Et siis ongi küsimus selles, et kuidas püstitada eesmärke nii, et me samas saame olevikus ka nautida elu, et see ei ole päris nagu oleviku ja sõprade arvelt. Kuidas see sind kõnetab? Ma olen veel tegelikult märganud seda, et kui me püüame millegi poole ja mõtleme ainult tulemusest, siis kui me lõpuks jõuame selleni, siis me tegelikult ei tunne end nii hästi, sellepärast me ei nautinud üldse seda protsessi ja seda kogemust. Siin ma täiesti, Sandra, nõustun sinuga ja see on ka üks selline kaasaegsete lähenemiste vaatenurk, et kui me ainult eesmärgile keskendume ja tahame ainult saavutada ja näeme oma elu läbi saavutuste, siis tegelikult seal saavutuste vahepeal me mingis mõttes olemegi stressis, me pingutame, aga me ei naudi nii palju, kui elul tegelikult pakkuda on. Ja sa tõid ühe teise olulise asja ka välja oma jutus. Sa tõid välja harjumused ja mina ka olen paari viimase aasta jooksul läinudki rohkem sinna peale, et ma ei sea endale enam selliseid eesmärke, et ninast veri väljas, ma pean aasta lõpuks seda saama või mingiks perioodiks seda saama. Et ma olen hakanud rohkem ka küsima seda, et mida ma tahan. Ja siis ma küsin enda käest, miks see mulle tähtis on. Ehk siis ma tahan ka veenduda, et see ei ole minu ema või isa või minu sõbrad või minu kolleegid või ühiskonna surve, mida ma tahan. Ja ma pean enda jaoks vastama ka ära, miks see mulle tähtis on. Ja loomulikult inimesed on inspireeritud ja neil on lihtsam oma eesmärkidest kinni pidada, kui see eesmärk ja selle täitmine toob veel teistele ka kasu. Et siis ma sageli ka küsin enda käest, et kes veel sellest kasu saavad. Ja vot siis ma küsin enda käest, milliseks inimeseks ma pean saama, et, et elada sellist elu. Ja nüüd ma jõuan selleni, mis minu kõrvu väga meeldivalt puudutas, sa rääkisid harjumustest, siis ma uurin enda käest, et mis harjumusi ma pean endale kujundama, et saada selliseks inimeseks. Ja sina väga elavalt rääkisid sellest, kuidas oma sellise tugeva õpiharjumusega sa saidki sellesse kooli, mida sa väga tahtsid. Ja mul on sulle ka üks selline pakkumine, et kui sul endal vahepeal küsimusi on, siis küsi ka julgelt küsimusi. Tegelikult küsimusi mul praegu ei ole, aga lisades sellele, mis ma enne rääkisin, et me ei naudi protsessi, et tegelikult nagu nüüd natuke õppides juba gümnaasiumis ma
märkasin, et ma tegelikult ei naudi õppimist enam nii väga. Asi ei ole isegi nagu ainetes ega õpetajates või raskuses, sellepärast et kõik selles mõttes on väga okei, väga hea, mulle meeldib. Meil on väga head õpetajad, meil on päris tugev tase ja mulle meeldivad ained, aga asi on vist selles, et ma pingutasin viimased tegelikult 2 klassi, ma arvan, mõttega, et mul on vaja saada kuskile heasse gümnaasiumisse. Ja siis, kui lõpuks on see hetk kätte jõudnud, et ma sain gümnaasiumisse, siis nüüd ei ole otseselt enam millegi poole püüda ja motivatsioon õppida viitadele kadus ära. Ehk siis seda ka tõesti öeldakse, et kui me seame endale eesmärgid ja kui me need saavutame, et siis tekib tühi tunne. Ja sa ütlesid väga kenasti, et üha rohkem tuuakse välja ka arengutreenerite poolt ja motivatsiooni uurijate poolt seda, et protsess on vähemalt sama tähtis, kui mitte isegi igapäevaselt tähtsam kui see suund. Ehk siis sa räägid nagu selline asjatundjast guru. Ja tead, ma pakun sulle sellist võimalust, et kuna me siin mõnusalt kahekesi vestleme, mida saavad jälgida ka teised inimesed Facebooki kaudu, aga sina oled siin minul toru otsas ja ma pakun sulle sellist väikest võimalust, et kas sa tahaksid natukene uurida, et mis võiks see sinu järgmise aasta või järgmise perioodi eesmärk olla. Et mina nagu coach töötan sinuga natukene, et ma ei tee seda liiga põhjalikult, aga me anname siis kuulajatele ka nagu sellise väikese maitse, et kuidas need küsimused näiteks sinu suu läbi vastuse saavad. Jaa. Oled valmis? Jaa. Ehk siis ma küsingi neid küsimusi, mida ma sulle ütlesin, et mina ise enda käest nagu küsiksin. Ja enda käest küsiksin just selle mõttega, et ma usun sellesse, et eesmärgid peavad olema meie omad. Ja need peavad meile päriselt midagi tähendama. Ja siis me peame mõtlema, et millised sellised inimesed on, kes nii teevad ja peame mõtlema välja, et mis on see uus koht, see väike jõukohane asi, mida siis treenida ja teha. Katsetame? Jaa. Aga lähemegi siis niimoodi, et kõigepealt ma palungi, et sa mõtleksid, et millise perioodi peale sa tahaksid eesmärki endale seada? On see õppeaasta, on see mingi muu periood, nii et lähtu ainult iseendast, et jäta seekord õpetajad, oma vanemad, sõbrad kõrvale. Tegelikult mul on nagu kindel mõte, mis see eesmärk võiks olla ja ma proovin praegu kujutada ette, et palju see umbes võiks siis võtta. Ahaa. Et tegelikult mul ei ole aimu, kui kaua selline asi võtaks. Aga tead, läheme siiski sellest, mis sul olemas on, et kirjelda mulle natuke seda, et kui sa oled valmis seda avalikkuses kirjeldama, mis on see, kuhu sa tahad jõuda? Ja proovi astuda sinna niimoodi sisse, et kui sa sinna jõuad, ükskõik millal, mis sul siis olemas on? Et ma olen mõelnud siis professionaalse abiga võib-olla arendada vokaali, sellepärast et ma tulin gümnaasiumisse, siis valikkursusena oli võimalik võtta koor ja viimati ma käisin kooris 6. klassis vist enda vanas koolis ja oli väga tore siis sellesse keskkonda naaseda. Ja siin võetakse seda nagu tõsisemalt võrreldes minu kooliga võib-olla. Ja siin on ka segakoor, sest vanas meil oli ainult tüdrukute oma, mis meeldib mulle rohkem, sest mulle meeldib see kõla. Ja ma olen mõelnud, et kui siin nagu seda tõsiselt võetakse ja kui ma sopranit laulan, siis ma vahepeal ei jaksa kas hinge nii palju kinni hoida
nagu nii kõrgeid noote võib-olla võtta, et ma olen mõelnud, et võiks arendada seda. Jaa, aga ma siin kohe peatangi, sest ma juba kuulen, et sa tahad võtta laulutunde. Põhimõtteliselt jah. Ja kirjelda mulle seda hetke, et kui sa oled nüüd laulutunde võtnud ja sa oled saavutanud oma hääle kasutamises selle, mida sa oled tahtnud ja võib-olla veel midagi, mis sa oled siis saavutanud? Mis sul on olemas? No ma arvan, et see oleks rahulolutunne näiteks. Sul on rahulolutunne? Et mulle üleüldse meeldib muusika, ma kuulan väga palju muusikat, see on minu kohvile või energiajoogile, sellepärast et ma saan sealt energiat ja mul on tihti vaja mingit heli, sest mulle ei meeldi vaikuses istuda ja muusika on nagu see lahendus. Ja mulle meeldib ka kaasa laulda, nii et ma arvan, et ma oleks väga rahul. Nii et üks asi, millest sa ära tunned, et sa oled jõudnud sinna, kuhu sa tahad jõuda, et sa tunned sellest tegevusest tõelist rahulolu, laulmisest ja muusika sees olemisest, muusika kuulamisest. Ma praegu väga põhjalikult ei uuri, et kui meil olekski selline coaching'u sessioon, ma küsiks natukene rohkem, aga lihtsalt, et saada nagu seda maitset, kuidas enda käest küsida. Ehk siis see oli see, et millist muutust sa soovid ja sa ütlesid, et sa soovid tunda rahulolu sellest, kuidas sa häält kasutad ja kuidas sa muusika sees oled. Läheme edasi ja ma küsin sinu käest, miks see sulle nii tähtis on? Ma isegi ei oska öelda. Ma arvan, et võib-olla üks asi on selles, et kuna nagu ma rääkisin, selles vanas kooris ei võetud asju nii tõsiselt, siis seal saigi, laulad nagu laulad põhimõtteliselt, aga selles kooris on nii palju, kui ma olen märganud, nagu head lauljad ja tugevad hääled ja ka minu tuttavad ja sõbrad, kes käivad ka koolis, et neil on näiteks muusikakooliharidus ja nad oskavad küllaltki hästi enda häält kasutada. Et see on olnud nagu motivatsiooniks, et mina tahan ka nii. Nii et kui sa selle tee ette võtaksid, et võtaksid laulutunde või sellist abi hääle kasutamisel, siis sa saad mida? See on hea küsimus. Ma otseselt ei ole kunagi nii uurinud enda mõtteid aju, et mis ma üldse saan sellest. See on lihtsalt nagu mõttena olnud mõnda aega peas, et peaks seda nagu tegema. Kujuta ette, et sa käid päriselt seal laulutunnis või kuidas iganes sa seda nimetad, lauluõpetaja juures või häälespetsialisti juures, siis mis muutub sinu puhul paremaks? No ma arvan, üks asi on see, et praegu ma ei käi kuskil trennides, mis ma olen märganud, on tegelikult halb, sest ma tunnen rõõmu trennist ja pärast trenni on hea tunne ja käia kuskil, kuhu ma tahan minna, et jess, mul on täna laulutunnid, oleks nagu hea tuju tõstja. Nii et sinu jaoks laulutunnid ennekõike on moodus tõsta oma tuju ja olla veel rohkem sellega, millest sulle meeldib olla. Jaa. Lähme edasi, oled valmis? Jaa. Kes veel sellest kasu saavad, kui sa nüüd hakkad laulutunde võtma ja veel rohkem muusika sees oled? No ma arvan siis äkki muusikaõpetajad, kes meil koori juhendavad, et kui
inimene tahab ise areneda, siis see on kogu sellele seltskonnale hea, kes seal kooris on. Nii et Ja kui ja, ütle. ma arvan ka näiteks võib-olla mu vennale, sellepärast et ta tegelikult mängib instrumente ja me vahel lollitame, aga selles mõttes, et tema mängib, mina laulan, et ma otseselt ei julge eriti seda teha. Ma ei julge praegu teiste ees laulda. Nagu kui ma üksi peaks seda tegema, kooris on ju hääled toetuseks, aga soolo laulmine on päris hirmus asi praegu. Ja see on see, mida sa tahaksid õppida juurde, kas nii? No jah, et kui ma olen kindel enda laulmisoskuses ja häälekasutuses, siis ma ei karda nii väga esineda kellegi ees. Nii et ma kuulen siin nagu... Pärast, et sellepärast, et nagu pole nii hull kui laulmine, sest ma võib-olla oleks tahtnud äkki laulda midagi ette, aga ma ei julge. Ma igaks juhuks, Sandra, ütlen sulle, et ma kuulsin mingit osa hakitult. Kas mina hakin sul või sa kuuled mind hästi? Kas sa kuuled mind hästi, Sandra? Vahepeal väga hakkas hakkima ja ma ei ole, Sandra, kindel, et ma võib-olla kõike kuulsin, aga ma teen väikese kokkuvõtte sellest, mida ma kuulsin ja siis sa saad natuke täiendada või kohendada seda. Et sa ütled, et sinu jaoks on hästi oluline arendada endas laulmist ja häälekasutust. Ja nüüd, kui sa viimati siis jagasid oma mõtteid, ütlesid ka seda, et sulle on veel see tähtis sellepärast, et see annab sulle paremad võimalused kasutada oma häält oskuslikuna. Ja kui sa kasutad oma häält oskuslikuna, siis sa tunned rahulolu. Ja ma kuulsin, et ühest asjast tunned sa veel rahulolu. Sa tunned rahulolu siis, kui sa lisaks koorilaulule saad hakata kasutama oma häält ka soololaulus. Kas see oli see, mida sa rääkisid? Jaa. Ja sa rääkisid mõne sõnaga ka, et kui sinu oskused häält kasutada paranevad ehk muutuvad nagu veel kindlamaks, siis sellest saavad kasu nii sinu kooris laulvad isikud, kui ka ütlesid ka venna kohta midagi, et ka vend, et räägi sellest ka mõne sõnaga. Et ma otseselt ei julge nagu isegi venna ees laulda. Kui ta mängib midagi ette vahepeal. Ja ma arvan, et see oleks nagu ägedam, kui ma julgeks. Mida see sulle annaks, kui sa julgeksid koos vennaga musitseerida? No ma arvan, et see oleks nagu hea ajaveetmisviis, et kui me nagu koos midagi laulame, mängime. Nii et kui sa julgeksid oma häält kasutada nii, et sa ise saad enesekindlamaks ja rahulolevamaks, siis sa julged ka vennaga rohkem koos musitseerida ja see on sulle üks lisa vaba aja võimalus. Ja kui sa nüüd natuke oled sellest rääkinud, mis on see, mida sa tahad julgeda näiteks kevadeks juba? No
ma arvan, et kui alustada kohe uuel aastal nagu tegutsemist, siis võib-olla kevadeks võiksid olla juba mingi progress, mingid algelised juba oskused, teadmised, kuidas midagi teha enda häälega. Nii et juhul, kui sa vaataks kevadesse ja oleksid juba uue aasta alguses alustanud, et siis sul on üht-teist juba, mida kasutada. Me läheme edasi veel, kui sa oled valmis. Oled valmis? Ja kujuta ette, et sinust ongi saanud inimene, kes julgeb kasutada oma häält, julgeb teha isegi soololaulu ja sa tunned ennast veel rahulolevama ja kindlamana kooris lauldes. Mis sulle tundub, mis aeg kevadel võiks see olla või mõni muu aeg? Ma ei oska isegi öelda nii. See on siuke mõtlema panev. Mis sa tahad, kuhu hetkesse me vaatame? Sest sa ei pea ennast nagu nii-öelda valmis tegema, aga kus võiks olla see väike vahe, finiš, kuhu me vaatame? Ma ei tea ajaliselt, palju see tegelikult nagu võtaks aega, sellepärast et see sõltub kõik ju sellest, millal ma alustan ja kui korralikult ma nagu tegelen sellega ja tegelikult ka minu häälest sõltub. Ja, et see sõltub paljudest asjaoludest, aga kui sa natukene unistaksid, et mis ajaks sa kindlasti tahaksid juba tunda ennast lauljana kindlamana? No ma ei usu, et järgmiseks õppeaastaks see tuleb, aga võib-olla 12. klassiks, et ma plaanin kooris käia kogu gümnaasiumi vältel. Ehk siis see on paari aasta pärast, et võiks olla juba sul see suurem julgus olemas. Ja, aga vaatamegi siis sinna, et kus sul on turvalisem ja kus sulle tundub realistlikum, nagu sa ütlesid, et sulle meeldib realistlikke eesmärke seada. Ja nüüd on järgmine küsimus, kui oled valmis. Et kujuta ette, et sa kasutadki häält niimoodi mõnusalt, kasutad uusi asju, sul on julgust, rahulolu. Milliseks inimeseks sa peaksid kasvama, et sa kõike seda teha suudaksid? Ehk siis milline on see inimene, milline on see Sandra, kes julgeb teha soololaulu, tunneb rahulolu laulmisest, muusikast, julgeb koos vennaga musitseerida? Ma arvan, et selle harjutamisega ja kui ma näeks nagu tulemusi mingeid ja mingit arengut, siis ma arvan, et sellega tuleks enesekindlus, et ma suudan ja mul tuleb midagi välja. Ja ma arvan, kui ma nagu realistlikult oskan vaadata ja nagu hinnata enda oskusi häälega, siis ma tean, palju ma suudan ja ma olen piisavalt enesekindel, et seda ma suudan ja seda ma teen. Nii et selleks, et tõesti ennast enesekindlalt ja julgemana tunda hääle kasutamisel, ütlesid, et pead muutuma inimeseks, kes praktiseerib, kes palju harjutab. Ja nüüd me jõuamegi selle järgmise kohani, et tavaliselt selle koha peal, kui ma endaga seda protsessi läbi teen või mõne teise oma kliendiga, siis ma küsin ka tema käest, et mis on see üks väike asi, võib-olla isegi mingi igapäevane praktika, mida Sandral oleks vaja teha, et ta 2 aasta pärast oleks selline julge, rahulolev laulja, kes vennaga koos musitseerib? No ma arvan, et siin oleks loogiline vastus nagu, et mul oleks vaja käia õpetaja juures ja ka harjutada kodus. Ja ma arvan, et mul on vaja ka nagu
mõelda kogu aeg tulemusele, et mul on vaja edasi tegeleda sellega, sellepärast et ma olen märganud, et ma tegelikult ei suuda nagu ühe sama asjaga liiga kaua tegeleda. Ja mulle väga meeldib muutused, uued asjad. Ja ma tihti tahan midagi vahetada elus. Aga kui ma tahan midagi kindlat saavutada, siis tuleks tuletada endale meelde, et sul on vaja seda teha, sellepärast et kui sa jätad pooleli, siis mis oli selle mõte? Ja nüüd me jõuamegi siin väikse coaching'u sessioonil ka selle kohani, kus ma natuke toon seda teooriat ka sisse, kui sa lubad. Ja. Et öeldaksegi seda, et selleks, et oma eesmärke paremini saavutada, on pigem oluline keskenduda nende harjumuste kujundamisele, mis viivad meid tulemusteni. Nii nagu sina algul tõidki näite, et sind tegelikult viis sinna kooli, kuhu isa isegi ei uskunud, et sa sisse saad, aga sa said, sinu hea harjumus pingutada õppimisel. Ja praegu sa räägidki, et kuna sa näed, et sinu eesmärk võiks olla pigem sinna 12. klassi ajaraami ehk siis 2 aasta pärast võiksid sa olla selle saavutanud, et siis sa juba räägidki ühest sellisest treenimise viisist. Mis sulle tundub, mis aitaks sind hoida harjutamises, et sa ära ei tüdineks? No ma arvan, et üks asi, mis nagu vastupidi, et mis ei teeks, on see, et kui ma ei näe mingit tulemust ja kui mul midagi välja ei tule, et kui ma saavutan kogu aeg midagi, kui ma arenen, siis ja kui see huvitav on mulle, et kui see on õpetatud sellisel viisil, mis on huvitav ja mis sunnib nagu rohkem tegema, siis see oleks nagu hea motivaator edasi teha. Nii et hea õpetaja ja huvitav õpetamise viis võiks olla see, mis toetab sind. Mis on see, millega sa ise ennast saaksid toetada, et 2 aasta jooksul, kui sa selle tee valid, ennast hoida harjutamises? Ma ei oska öelda, sellepärast, et tegelikult mul on ka varem olnud eesmärkidega probleeme see, et ma ei suuda end sundida midagi teha. Et mul puudub nagu see vooli vahepeal. Nii et sa ütled, et praegu sul on olnud raske mõne eesmärgiga leida oma sisemist motivatsiooni, aga kindlasti sind toetaks õpetaja. Aga ma küsin seda, et mis andis sulle sellist motivatsiooni, et vaatamata sellele, et sa pidid mõnikord loobuma sõpradega väljaminekust, sa ikkagi õppisid, et saada sellesse kooli, kus sa täna oled? No tegelikult nagu õppimisel oli pigem see, et see oli nagu juba lapsena nagu kasvatuses otseses mõttes sees, et vanema venna eeskujul ma nägin, et mis oleks, kui ma ei õpiks niivõrd hästi ja mulle ei meeldinud see suhtumine. Nii et mõnes mõttes see oli nagu psühholoogiline, et kohe alguses, et ma peaks nagu seda tegema, sest mulle ei meeldi reaktsioon, kui ma ei tee sellist asja. Ja pärast mul hakkas endale meeldima ja algus oli tegelikult üsna kerge siis häid hindeid saada ja hiljem oli võib-olla ka see, et kui kõik kiidavad, et kui tubli õpilane ja nagu võib-olla ka see, et ma sain head hinnete eest algklassis kiituskirjad ja ma mõtlesin, et kas ei oleks naljakas, kui mul oleks 9/9. Ja ma kuulsin, et sul on ikkagi üks väike selline salanipp võib-olla, mida sa isegi teadlikult tähele ei pane. Kas sa soovid, et ma ütlen selle välja, mida ma kuulsin? Jah. Ehk siis sa ütlesid, et sul oli selline eeskuju, kelle moodi sa ei tahtnud olla õppimises. Ja
ja sa tahtsid olla teistmoodi ja nagu ütled, et sulle meeldib ka alustada, nii et sa alustasid ja sa pingutasid kõvasti ja see hakkaski tooma sulle häid tulemusi ja siis juba oli sul lihtsam edasi minna, sest sa saidki seda eduelamust. Mis sa arvad, kuivõrd see sama mehhanism võiks näiteks laulu õppimisel sind toetada? No ma arvan, et võib-olla just mitte see, et millegi nagu vastand olla, et ma ei taha olla selline, seega ma olen selline, aga see edu kindlasti, et ma arvan, et see on enamus inimesega, et kui sul läheb hästi, siis sa pingutad edasi. Ja nii, et ikkagi see eduelamus on see, mis võib sind toetada ka siis, kui sa valid selle laulupraktika. Ma vaatan, me oleme üsna pikalt siin vestelnud, et enne kui võib-olla öelda veel mõni sõna, et kuidas jääda nii-öelda oma tegevusele kindlaks ja mitte kuu aja pärast sellest loobuda, et ma küsin sinu käest, et kuna me väikese sellise nagu sessioonikese sinuga tegime, et kuhu sa selle meie vestluse jooksul oma teemaga jõudsid? No ma arvan tegelikult rääkides nagu nendest eesmärkidest, mul on nüüd selgem arusaam, et kuidas endale tegelikult nagu see eesmärk seada ja kuidas tegelikult jõuda ja mis oleksid nagu head viisid ka hoida nagu edaspidi nagu sellest eesmärgist kinni. Mis on su järgmine samm seoses selle teemaga? Ja sa ei pea mulle ega kuulajatele siin meeldima, sa ei pea andma meile kellelegi mingitki lubadust, aga kuidas sa praegu tunned? No ma arvan, et ma peaks uurima üldse võimalusi, et mis on minu võimalused, kuidas ma saaks. Ehk siis võimalusi, mille jaoks? Et tundide jaoks, et kus toimuvad ja millal ja mis kell ja. Ma küsin ühe sellise coachiva küsimuse veel, kui lubad, et tavaliselt öeldakse ka, et see on nüüd see koht, et mida konkreetsemalt me endale paika paneme, seda suurem tõenäosus on, et me hakkame neid tegevusi tegema. Kuna sina veel ei ole seda ära lõpuni otsustanud, aga on kuulda, et sinul see soov õppida on tugev, siis ma küsingi, et millal, isegi kui sa oskad nagu kalendris kuupäevaliselt öelda, et millal sa sooviksid võtta aega, et teha natuke sellist uurimist, millised võimalused on endale lauluõpetaja võtta? Ma arvan, et vaheaeg on tulemas, et siis on mul äkki rohkem vaba aega tegeleda sellega. Nii et üks mõte on tegeleda seda juba sellel vaheajal, mis saabub. Kuidas sa praegu ennast tunned? Ma arvan, et ma sain nagu kasulikke mõtteid kindlasti siit. Ja ma loodan, et ka teised saavad midagi kasulikku. Ja ma võib-olla ühe asja ütlen veel lõppu, et sinuga me tegime sellise väikese lihtsalt nagu vestluse, aga igaüks võib endalt ise küsimusi küsida ja need kirja panna või mõne sõbraga rääkida. Kõige olulisem on see, öeldakse, et mitte eesmärk ei vii meid sihile, vaid see süsteem, mille me endale igapäevaselt ellu ehitame, et sinna eesmärgi poole liikuda. Ehk siis Sandra, kui sind tõesti see laulmise teema hästi huvitab, siis oluline on see, et kui sa teed uuringu ära, leiad sobiva õpetaja endale ja asud õppima, et kuidas sa ehitad endale sellise süsteemi üles, nagu sa õppimisega ehitasid, et sa kogu aeg teeksid, et see oleks sul nagu igapäevane pisike praktika või iganädalane pisike praktika. Ja see tähendab seda, et see võiks olla seotud mingi kindla ajaga, kindla kohaga, et siis on suurem tõenäosus, et me seda sooritame. Ja tõesti, et ma arvan, et meil peab kindlasti olema kindel koht ja keskkond, et eraldada nagu see üks asi nagu kindlasse kohta.
Just, et siis ei teki ka sellist dubleerimist ja kui asjad on kalendris ja kui meil on muidugi selline kalender, et mida me vaatame, et siis on suurem tõenäosus, et me seda teeme ja seda sa ütlesid ka toredasti, et kui mõne olulise sõbraga jagada ja võib-olla veel paluda teineteiselt, et palun küsi minu käest, mitu korda ma laulmas käisin või mitu korda ma jooksmas käisin sellel nädalal, iga nädala lõpus, et siis me justkui ka oleme valinud endale tunnistaja ja sellise kaasteelise, kes siis toetab meid ja meie saame vastu tema käest midagi küsida, et mida tema soovib nii-öelda järje peal hoida või mis on see tema teema, et millega tema tahab kindlalt edasi liikuda. Jaa. Kuidas sulle tundub, kas midagi on veel, mida me peaks täna rääkima või on aeg vaikselt otsad kokku tõmmata? Ma arvan, et selline üldised teadmised selle teema kohta on nagu jah, päris hästi käsitletud. Et mul on tunne, et me rääkisime palju kasulikku, palju võib-olla uut kellelegi. Et kindlasti on veel mida rääkida, aga mõned siuksed mõtteterad on siin sees ja abiks. Ja kui see video meil üles läheb, siis mina olen ka valmis huvilistele, kes oma küsimusi kirjutavad või midagi kommenteerivad, ka vastama. Nii et julgelt andke märku, et kuidas need mõtted teie jaoks olid, mis kõnetas, mis võib-olla jäi segaseks ja kui on küsimusi, siis julgelt võite küsida. Jaa, kindlasti. Et ma arvan, et kindlasti tekib küsimusi ja see oleks tore viis, kuidas nad saaks vastused. Ja, aga paneme siis täna punkti. Soovime kõigile heade eesmärkide seadmist ja selliste eesmärkide seadmist, mis on teile olulised ja mõnikord võib-olla on teha ka hea eesmärgi paastu, kui oled inimene, kes on selline ülesaavutaja, nii et hoia ennast ja edukat vana aasta lõppu ja edukat uut aastat. Ja et head siis eesmärgi seadmist ja aitäh, et vaatasite.